Üks moodus, kuidas oma kodule ruutmeetreid juurde saada, tuleb oma rõdud ära klaasida. Nii nagu umbes siin tehtud praegu on. Me hakkame sellest asjast kohe täpsemalt rääkima, aga enne veel, kui me asume nii-öelda härja sarvist kinni, siis Mall, räägi, mis lahendust siin te kasutanud olete? Siin rõdul on nüüd rõdupiirde käsipuu peale paigaldatud raamideta rõduklaasid, mis on spetsiaalselt rõdudele mõeldud hingav lahendus. Rõduklaaside näol ongi tegemist sellise lahendusega, mis aitab meie Eesti heitlikus kliimas suve pikendada. Mall jõudiski juba selleni, kuhu me tahtsingi jõuda, et rõdu klaasimise eesmärk tegelikult meie kliimas ennekõike, mis need plussid on. Täpselt me saame nii-öelda seda suve saame pikendada, ehk siis kui tuleb sügis ja tuul peale, siis tegelikult meil on siin sees mõnusalt soe olla. Just nimelt, et nagu ka praegu näha, siis ilm on vihmane, aga meie seisame siin sukkis rõdu peal ja rahulikult. Täitsa mõnus olla, ja. Põhiline eesmärk ongi siis tuulekülma kinni hoida, sademete eest kaitsta ja samuti hoida rõdult ära igasugused puulehed, sodi, tolm. Tänavate tolm täpselt on ju. Ja kui me nüüd natukene seda asja veel laiendame, et kui me mainisin alguses, et neid ruutmeetreid juurde saada, siis tegelikult kui teil on näiteks lapsed, olgu need siis mis igas vanuses või ka näiteks lemmikloomad kodus, siis tegelikult võib neid julgelt siia lasta, kui see kõik on ilusti niimoodi klaaside alla pandud. Just. Et see konkreetne raamideta süsteem on varustatud spetsiaalse lapselukuga, mis tagab siis selle, et lapsed ei saa ise rõduklaasi seestpoolt avada. Ja lemmikloomadega sama lugu, et võid lasta oma kassi või koera siia, sa ei pea muretsema, et ta kuskil jahi või mänguhoos üle ääre kukub või kuskile plehku paneb. Ja veel üks võlusõna on siis värske õhk. Et kuna meil siin rõdul on hea värske õhk ja teadupoolest beebidele mõjub väga hästi värskes õhus magamine, see tugevdab nende immuunsüsteemi, siis värskete beebide vanemad saavad olla õnnelikud, et nad saavad ka korteris elades oma lapse ohutult ja turvaliselt panna rõdule magama ja teha siis oma muid toimetusi. Ja tegelikult, kui me räägime selles mõttes, et mida inimesed teevad oma rõdudega, mida ka mina olen tegelikult varasemalt teinud, me kasutame seda panipaigana. Olgu siis, ma ei tea, suverehvid, talverehvid, jalgratas, lapsevankrid, mis iganes kola nii-öelda silmalt ära panna, siis jällegi siin on neid palju ohutum ja palju mõistlikum hoida, sest samamoodi, et kui te hoiate näiteks kas või siin oma mingid jalgratast asju, siis see igasugune praht ja tolm asi, see ei jõua siia ja ka pikanäpumees ikkagi nii lihtsalt seda siit ju ära ei võta. Ja täpselt, et väljaspoolt rõduklaase avada ei saagi. Ja teine asi ongi see, et korteris elades on hästi tihti see probleem, et kus me hoiame neid asju, mida me igapäevaselt ei kasuta. Ja samamoodi rõdumööbel, et kui ilm juhtub muutuma, siis ei pea rõdumööblit tassima kuskile tuppa või panipaika viima, et kõike saab hoida siin. Ja ei pea kevadel avastama, et jalgratas on kasutuskõlbmatu või mööbel on mädanenud. Ja tegelikult ma kujutan ette, et Eesti talved on viimasel ajal sellised üsnagi nagu mahedad olnud, et kui siia panna võib-olla ütleme soojus kiirgur, miga siis saab tegelikult jumala pärast istuga jõulude kasva siin. Aga ma tahtsin seda küsida, et siin on meil selline nagu klaaslahendus, aga väga paljudel rõdudel on sellised, kas metallist varbad siin olemas, et kuidas seda asja siis peaks lahendama? Et mul endal on ka selline varbidega piire, ehk siis klaasi ei ole ja sellisel juhul saab isegi kaks võimalust on, et siis rõduklaasi panna siia nagu näha kinnine klaas ja samamoodi rõdupiirde peale avatavad klaasid ja teine variant on see, et saab panna maast laeni kõrged klaasid, et nad on terves ulatuses avatavad, et see oleneb kõik täpselt selle rõdu tehnilistest võimalustest. Selle taha kuskil see asi jää, et isegi kui mul on juba selline varbadega metallist olemas, et see nagu takistus oleks, et lahendusele jääb kindlasti mitte. Lahti nad käivad selles mõttes, et väga kasutajasõbralikult on, aga mida moodi ma neid hooldama pean? Pesemiseks mingeid erivahendeid ei ole vaja, et piisab täiesti tavalisest klaasipuhast vahendist ja veest lapist ja samamoodi iseenesest see süsteem on hooldusvaba, aga on üsna tavaline nii uute kui vanade majade puhul, et hoone konstruktsioonid mingil määral aastate jooksul vajuvad ja kuna sellel süsteemil on palju liikuvaid osasid, siis võivad need klaasid vajada reguleerimist. Et nad hakkavad võib-olla mingil hetkel natuke raskelt käima. Et kui nad hakkavad raskelt käima, siis pakume hooldust, eemaldame need tõrked, mis seal on. Ja praegu tasub teiega ühendust võtta? Sest et nagu ikka aasta lõpp toob igal pool üllatusi ja nii ka märgi. Et meil on praegu käimas rõduklaaside kampaania
kampaania kehtib ka terrassiklaasidele, saab paigalduse pealt 30% soodustust, ehk siis tasub igal juhul aasta lõpus siis tegutseda kiirelt, kuna piiratud arv kogust on neid kampaaniahinnaga tooteid ja endale siis rõdu või terrass klaasida. Ja on ka üks selline võlusõna ja kood olemas, selleks on siis kodustiil 30. Ja seda tuleb siis kus kohta panna? Kui te meie kodulehel päringut esitate, siis kasutage seda sama kodustiil 30 või siis helistades mainige seda.